Ma tahan teile filmida, kuidas ma ennast valmis sätin. Ma vaatasin reaalselt eile õhtul YouTube'i videot meigi nipid pildistamise jaoks. See on siis üllatus. Ma olen täiega rahul selle meigiga, kuidas see välja tuli. Mul on esimest korda ilusad jooksuriided. Mul tundub väga lühike, Johanna. Reaalselt praegu on nädala vist mingi kõige soojem päev. Esimesed registreerijad saavad selle sama kampaania pluusi. Hei, siin on Viki. Nagu te näete, siis ma olen hommiku mantlis, sest märkasin alles natuke aega tagasi ja nüüd hakkangi ennast valmis sättima. Mu meigi laud on siin täiesti tühi, nagu te nägite eelmises vlogis, ma organiseerisin ja puhastasin kõik ära ning minu jaoks oli see tegelikult eile, seega ma täiega tahaks siin selle puhta laua taga nüüd asju teha, aga kuna ma tahan teile filmida, kuidas ma ennast valmis sätin, siis mul on parem kaamera panna otse enda ette, ehk ma tõstsin hetkel kõik asjad siia valmis. See on minu selline filmimis setup tavaliselt, kui ma siis meiki teen. Ning ma näitan teile inspiratsiooni, ka ma reaalselt otsisin Google'ist, sellepärast, et mul hakkab spordishoot, ehk ma tahan, et see oleks võimalikult loomulik, ehk ma otsisin veits inspiratsiooni. Ma olen ka varem tahtnud seda looki järele teha ja siis teine pilt, mis mulle täiega meeldis, on seest. Ma ise tahan samasugust kahte patsi teha ja mõlemad on hästi loomulikud meigid, ehk ma proovin midagi nende vahepealset teha. Seega, hakkan pihta. Hetkel mul on näokreem juba pandud, mis on kergelt tooniv ja nagu annab pruunisust juurde ning eile ma panin ka neid ise pruunistavaid tilku, et mul oleks juba näos jume, kuna ma ei taha väga paksu katvust teha, sest muidu kaamerasse ei näe üldse hea välja või loomulik, eriti arvestades, et mul tuleb spordishoot, seega mul on 2 NYX Youth Primerit, pole kumbagi proovinud, seega ma ei tea, kumb valida. Üks on reaalselt nagu sädelev. Ma ei taha terve mu nagu sädeleks, seega ma igaks juhuks ei hakka seda katsetama, pärast läheb pekki. Ma võtan selle teise siis Hydra Touch Primer. Sinine, mulle täiega meeldib see pakend juba. Mul on siis täna Nike võttepäev või nii-öelda Nike uue kampaania jaoks. Me lähme filmima ja pildistama neid materjale ja tegelikult ma olen suhteliselt üllatunud, et neil ei ole makerid, kuna on väga vähe selliseid suuri kampaania shoote, kus sa pead ennast ise valmis sättima, mis on tegelikult päris tuus, sest mulle meeldib ise endale meiki teha, kuna ma tunnen selle meigiga tavaliselt kõik enesekindlamalt, sest ma tunnen enda näojooni ja ma täpselt nii, nagu mulle meeldib, seega mul otseselt ei ole midagi selle vastu, ma olen lihtsalt üllatunud. Nüüd küsimus on selles, kas ma panen BB-kreemi või mitte. Ma ei hakka emama. Ma ei pane mingit BB-kreemi, sest ma vaatasin reaalselt eile õhtul YouTube'i videot, et mingi meigi nipid pildistamise jaoks. Ja siis seal öeldigi, et võimalikult õhuke kiht, sest muidu kaamerasse näeb üli keiki välja. Seega ma alustan selle Eraser peitekreemiga. See Nike kampaania on see We Run Tallinn, mis neil on varasemalt ka mitu aastat toimunud, kus siis suur rahvamass nii-öelda jookseb koos 5 kilomeetrit läbi, aga kuna see aasta massiüritusi ei saa teha, siis nad kutsuvad üles, et kõik läheksid individuaalselt jooksma. Tegelikult Nike sponsoreerib siis tänast vlogi. Mul tuleb kogu aeg meelde see Metsakutsu laul, et 3 aastat oli piisavalt kaua, lõpuks on see Nike deal minu laual. See on nagu nii relatable. Ja mina ning Johannes oleme siis selle kampaania näod ja me lähmegi siis seda 5 kilomeetrist tiiru jooksma, kuigi ma ei tea, kas me jookseme selle päriselt järjest ära, sest kui see klippe teed, siis ikka vahepeal öeldakse, tahad tule tagasi, kõnni korra uuesti sinna, kaamera oli fookust väljast, teeme selle kohe uuesti. Me küüta ette, kuna ma ei ole mega ammu jooksnud, mingi mitu kuud, ma arvan, ma jooksin kuskil karantiini keskel korra, ma sain põjapõletikku, siis ma ei läinud rohkem jooksma. Ja kuna ma pean veel samal ajal rääkima, nad tahavad intervjuud meiega teha selle ajal, kui ma jooksen, siis ma olen veidi mures selle pärast, tavaliselt ma ei jaksa jooksma seal samal ajal rääkida, see on liiga väsitav. Ehk ma ei taha seal nagu kohe ära väsida, see on ka veidi piinlik. Nii, ma hajutan beauty blenderiga ära. Miks need 2 punni peavad seal otsa ees olema nagu? Kui on pilt, siis nad saavad selle välja töödelda, aga kui on video, siis ei saa. Siis ma võtan Joe Blanco puudritoonis light. Seal videos öeldi ka, et puudrit panna hästi vähe. Ma panen nendesse kohtadesse, kus ma tean, et muidu võib-olla hakkab ära kuluma või tekivad need nahakortsukesed. Ja siis ma võtan Vitaliberata mingi Crystal Press Self-Tanning Bronzing Mineral puuder. Põhimõtteliselt ise pruunistav ja annab ka veits tooni. Siis ma käin kogu näo sellega üle. Võtab äärmiseks kulmud. Ma kasutan seda NYXi mikrokulmupliiats, millega ma arvan, et ma saan kõige loomulikumad tulemuse. Mul on need 2 eri toonis. Ehk Ash Browniga ma teen nagu suurem osa enda kulmust, sest see on muiga toon ja toob selle heledamaga. Ma teen selle sisenurga.
Minu arust loomulikku meiki on kõige raskem teha, sest sa pead olema üliettevaatlik, et sa ei paneks midagi liiga palju, sa pead ennast nii tagasi hoidma ja ülirahulikult tegema. Ma olen kulmudega päris rahul ning ma käin nüüd üle need lumene kulmukeeliga number 2 toon hallikas pruun siis. Sest ta annab ka natuke tooni juurde, täidab veits ja siis hoiab neid paigal, sest mu kulmukarvad liiguvad täiega ringi. Ja ma puhastan või käin nii-öelda ääre üle veel peitekreemiga NYXi Above and Beyond Full Coverage Concealer. See on siukse väikse potsiku sees. Okei, jätkame silmadega ja ma ei taha mingit hullu keerulist silmalukki teha, aga ma tahan natuke ikkagi neid silmi esile tuua, mingit kuju anda, seega ma kasutan seda Madara Guilty Shades Eye and Cheek Multi Shadow pulka ja ma tahaks seda panna üle kogu silmalao, sest ühel sellel pildil, sellel modellil oli ka midagi sarnast ja minu arust see nägi üliäge välja. Ja siis panin ära nüüd, hajutan lihtsalt pintsliga. See hajutamise osa on nagu kõige olulisem. Ta läheks sujuvalt. Okei, teisele poole sama. Ta tundub minu arust siin purgi sees palju nagu intensiivsem, aga silma peal ta näeb tegelikult suht loomulik välja. Selle shooti osas on see, et ma saan riided koha peal ja jalanõud ja mul ei ole õrna aimugi, missugused need on. Ma andsin neile mingid suurused, aga jalanõudes mul nii oleneb mudel. Seega ma loodan, et need üldse mul parajad ja ei hakka hõõruma, kohe peab mingi 5 kilomeetrit näis jooksma. Riided ma arvan on parajad, aga ma ei tea, mis värvi need on või missugused. Ehk nagu kuidas ma stiliseerin või mis toonides meik teha või mis ehtab panna või ma oleks tahtnud minna näiteks ise kohe peale proovima või valima, mis iganes seega. Et see on siis üllatus minu jaoks. Ma hajutasin vahepeal silmad lõpuni ja tegin alla pruuni silmalaineriga natuke, et ka siia mingit definitsiooni teha, sest ma ei tahtnud seda silmatoodet alla panna, kuna ma ei teadnud, kuidas see hajub ja ma ei taha, et ta liiga kuidagi dramaatiliseks läheb. Seega ma vaatan ajaliselt, mul läheb juba veidi kiireks ja kaameraga filmima võtab palju kauem aega kui lihtsalt meiki teha. Seega ma võtan nüüd pruuni ripsmeduši, sest ma tahan endiselt hästi loomulikku lukki ja ma arvan, ma värvin ainult ülemised ripsmed. Või peaks olemised ripsmed ka värvima, ma ei ole enam kindel. Mul peal hästi natuke. Nüüd kontuur. Ma tavaliselt teeksin kreemi ja kontuuri, aga ma ei taha, et seda liigseks läheb. Ma ei tea, või teen veidi. Sest mul ei ole praegu üldse nagu mingit näo jäänud. Ma proovin hästi õrnalt ja hästi vähe. No see on päris hea. Teisele mulle konanuku. Kontuurid on üles ka, et see kõik hajuks mu naas ikkagi ühtlaselt. Ja ma võtan bronseri. Sellise hästi loomuliku Lili Lolo Mineral Bronzer toonist Waikiki on vist see. Võtan sellise pigem pehmema pintsliga, et läheks hästi ühtlaselt ja tekiks mingi üks joon või. Ma unustasin veits nina teha. Okei, põsepuna on ülioluline. See oli ka seal videos öeldud, eriti kus on sportlik lukk, sest sa õhetad ja see toob seda loomulikku jumet sulle nähku tagasi. Okei, nii lõpetuseks bronzer, mis on see Maybellini ja Puma kollektsiooni oma, mis ongi spordi jaoks mõeldud. See on üliloomulik, ta on veidi siuke tumedam. Ja silmanurka ma panen seda Bessi firma mingi highlighting paleti valget tooni. Okei, lõpetuseks setting spray. Huuled. NYXi Powder Puff Lipi Squad Goals 04. On vist minu see huuletoon. Aga ma olen täiega rahul selle meigiga, kuidas see välja tuli. Minu arvates see vastab nii hästi sellele inspiratsioonipildile. Ja ma olen isegi päris üllatunud. Minust on loomulik, aga siuke väike glam ja spordi tegemiseks sobib super hästi. Andke kommentaarides teada, kuidas te arvate, et mul välja tuli ja kas te ise proovite samasugust järele teha. Uuendus, ma sain siis valmis, lõpuks ometi EMS aitas mind patsidega, aga ma unustasin ära, et ta ei oska punuda seda nii-öelda tagurpidi patsi, ehk ma punusin alguse ise ja ta tegi lõpu, sest ma ei suuda ise tagant nii ilusti teha, kuna mul sealt käed ei paindu, ehk meil läks tunduvalt kauem, kuna ma EMS jamas sellega, aga pole hullu, saime tehtud, ma olen tulemusega rahul, kuid me arutasime, et järgmine kord, kui ma tahan sellist soengut, siis ma võiksin lihtsalt juuksurisse broneerida selle, mis pole üldsegi halb mõte ja nüüd ma liigun Boldiga kultuurikatlasse, sest seal me saame riideid vahetada ning siis liigume edasi. Oleme jõudnud siis siia salakohta, kus meile anti riided selga. Kuidas rahul oled enda outfitiga? Mul on esimest korda ilusad jooksuriided. Ma olin päris üllatunud. Ja sama, reaalselt, mis asjad on need tossud? Saate aru, need tallad on uskumatud, see on nii pehme. Ma nagu kõnnin pilvedel, ma ei ole seda kunagi varem tundnud. Ma lihtsalt tahakski nagu hüpata ja püsti seista, sest see on nii mõnsa. Mul hullult meeldivad need roosad neoonid, sest nagu te teate, ma kannan neooni väga palju. See on nagu mu selle aasta thing. Seega, oled valmis jooksma? Jah, davai, teeme ära. Sul tundub väga lühike, Johanna.
olla. See tavaliselt on probleem. Hei, mina olen Viki. Tšau ja mina olen Johannes ja täna me oleme siin, sest 4. oktoobril toimub You Can't Stop Us noortejooks. Esimene punkt ongi siinsamas linnahalli juures. Ja kõigepealt on uuendus, nüüd on, ma arvan, mingi tund aega hiljem äkki ja meil on paar klippi tehtud ja reaalselt praegu on nädala vist mingi kõige soojem päev. Mul on selline tunne, et õues on 20 kraadi. Mul on reaalselt ainult kilekas seljas ja siin all on spordirinnahoidja ja ma higistan ja ma lihtsalt kõnnin. Siis see must ka tõmbab ja nii palava, nagu see ilm on täiega mõnus, selles mõttes vedas, kuna täna õhtul ja homme pidi juba torm tulema. Ehk paremat ilma polekski saanud loota ja tegelikult on ülimõnus seda päikest saada. Ja hetkel me nüüd suundume siis ma astusin mingi muda sisse. Me kõnnime Balti jaama ja siis vist liigume Vanalinna edasi. Ehk me teeme selle 5-kilomeetrise kiiru täiesti läbi, aga õnneks mitte joostes, mida ma alguses kartsin. Mingi paar kilomeetrit korgelt, ma ei käi mingi 10 kilomeetrit jooksidel kogu aeg. How is it going, people? Väga hästi. Ma olen täiega elevil. Ja tulge. Kell on vahepeal 3 saanud ning ma sõin hommikust 10:30, seega ütleme, et ma olen mega näljane, sest ma olen lõunat söönud ja nii palju ringi liikunud ja sportin. Ehk kui ma koju jõuan, siis ma lihtsalt söön nagu pool külmkapi tühjaks, ma juba tunnen seda ja mul on õhtul veel teine trenn nagu Pilates otsa. Aga samas siis ma ei saa liiga palju süüa, ma ei jaksa muidu kõhulihaset ja sa oled söönud lõunat enne siia tulemist. Kui sa nüüd meelde tuletasid, siis tegelikult ei ole, on ju. Me lähme sellest gelato leidisest mööda, ma tahaks jäätist kinda. Tänaseks tehtud! Nüüd me pildistame. Tšau. Kurat, nagu te oleks seda varem ka teinud. See öeldakse iga kord. Kuule, ma võin seda tagasi ka võtta. Hello! Kätte on jõudnud tegelikult järgmine päev, nagu te näete, ma olen veidi teistsugune, mul on lokid peas. Igatahes ma tahan teiega nüüd natuke täpsemalt rääkida sellest kampaaniast, mille kaadritaguseid te just nägite. Põhimõtteliselt 4. oktoobril toimub You Can't Stop Us jooks, mis varasematel aastatel on olnud nimega We Run Tallinn, aga kuna sel aastal ei saa massiüritust teha, siis Nike kutsubki üles kõiki inimesi lihtsalt individuaalselt minema jooksma. Ükskõik, kus sa oled lihtsalt enda kodu ümbruses läbi vähemalt 5 kilomeetrit. Ja kui sa ei jaksa tervet seda joosta, siis on täiesti okei, kui sa vahepeal ka kõnnid, aga lihtsalt mine õue, hinga värsket õhku ja liigu. Muidugi võid sa kasutada ka Nike äppi selleks, et trackida enda teekonda, saad hiljem ka sotsiaalmeedias jagada ja tšekkake kindlasti videokirjelduses esimest linki, kus te leiate selle Facebook ürituse, pange osalege, kutsuge kõiki sõpru, tuttavaid ka osalema, ennast liigutama ja sealt te leiate registreerimise lingi, kus esimesed registreerijad saavad selle sama kampaania pluusi, teile saadetakse seega tasub osalema minna. Ja kui sa oled Tallinnas, siis sa saad läbida seda sama rada, mis meie Johannesega teile kokku panime, mis on Tallinna kesklinnas 5-kilomeetrine rada. Skännid lihtsalt neid QR-koode oma telefoniga, see näitab teile kogu seda teekonda. Muidugi ma võtan sellest kampaaniast ka ise osa, ehk tulen koos teiega 4. oktoobril jooksma ning nüüd ma peangi juba edasi lippama enda trenni, sest täna mul on Pilates. Uuendus, ma olen nüüd omadega koju jõudnud, käisin just pesus, sellepärast mul on hommikumantel seljas ning ma vaatan, see sobib väga hästi kokku vlogi algusega, kus mul oli ka ja mul tuleb praegu meelde, et ma tegelikult unustasin näidata enda Vintage Humana Try-on Hallis seda hommikumantlit. See tegelikult oli ka sealt, ma ei tea, miks mul vist oli juba see pessu läinud või kuhugi, sellepärast ma unustasin näidata. See oli
kui ma õigesti mäletan, mingi 15 eurot ja see tundub olevat siidist, Aasiast pärit täpselt samasugune nagu mu eelmine oli roosa selline, aga ta ei istunud mulle liiga hästi, oli veits suur, ehk mulle meeldib tumesinine palju rohkem ja see on kahepoolne, et saab teistpidi pöörata ja see on must ja draakon selja peal, mis on mega tuus. Aga ma ise hakkan juba vaikselt magama sättima, sest ma tahan, et mul jääks aega raamatut lugeda, kuna ma just sain uue raamatu. Sest nagu te viimati teate, ma lugesin hästi palju krimi, aga siis ma hakkasin nägema väga intensiivseid unenägusid, õudukaid, hästi palju mingit tapmist ja vägivalda, mis tekitas mulle veidi stressi, seega ma mõtlesin, et ma võtan väikse pausi krimi lugudest ning otsustasin vahetada täielikult žanrit. Nüüd ma olen läinud siis romansi peale, ma küsisin oma sõpradelt soovitusi ja siis Kits soovitas mulle seda After It, ma just lõpetasin esimese osa ning see minu käes on teine osa, mille Andu täna mulle raamatukogust tõi, need on mega paksud. Esimene osa oli 600, see on samamoodi 600 lehekülge ning ma tean, et ka teise osa film tuli just kinodesse, ehk ma tahakski nüüd ruttu esimese Netflixist järele vaadata, siis minna teist kinno vaatama ja siiamaani ma olen täiega rahul, muidu ma poleks teist osa üldse võtnudki, seega kui keegi otsib mingit romanssi, see on suhteliselt sensuaalne, ma pean hoiatama, siis see on päris tuus, see on väga tempokas, ma loen inglise keeles ja lihtsalt kirjutatud, et läheb väga kiirelt. Igatahes võtame nüüd kogu vlogi kokku, kui teile see meeldis, kindlasti visake pöidlad püsti. Kui te vaatasite siiamaani seda videot, siis kommenteerige alla jooksu emoji, andke teada, kas te ise lähete 4. oktoobril jooksma ja ma praegu planeerin tulevasi videoid, mul on võib-olla väike ideede puudus, seega oleks mega tore kuulda, mis sorti videoid te tahaksite rohkem näha, mis teemadel, mis iganes võite märksõnu anda, konkreetseid videoideid, mida iganes, kõik, mis teil vähegi pähe tuleb, on oodatud. Ärge unustage subscribe-ida ehk klikkida sellel punasel nupul seal all, et ei jääks minu tulevastest videotest ilma ning näeme juba järgmisel reedel kell 5 õhtul. Tšoki!